raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast! Vaatama kuulama saadet Räägime asjast. Meil on täna natuke teistsugune saade, me teeme seda väiksest hotellitoast välismaalt, kohe räägime sellest välismaast ka, aga täna on meil 3 teemat. Meie viimane teema on see, kus ja mis me teeme siin välismaal. Me oleme Mardi ja Monikaga Iisraelis Jeruusalemmas rahvusvahelisel kristlikul koosolekul Jeruusalemma palvehommikusöögil. Aga räägime sisepoliitikast enne. Sisepoliitikas valitsus tuli lagedale plaaniga sisuliselt meil lõpetada senine kodakondsuspoliitika ära ja hakata siin sündinud inimestele lõdvarandmega andma Eesti kodakondsust ehk hallipassi jagamine lõplikult ära lõpetada. Teine küsimus on meil nüüd meedias on spekulatsioonid lahti läinud, mis saab Reformierakonnast, mis saab valitsusest. Natukene heidame sinna oma pilku ka peale. Ja kolmandaks siis räägime oma Jeruusalemma visiidist. No seda ju on Eestis 90-ndatest, 80-ndate lõpust räägitud, kui iseseisvuse taastasime, et mida me küll teeme nende vaeste siin olevate nõukogude ajal siia tulnud ja siia saadetud inimestega, et neil on ka ju raske ja ärme nüüd kiusa neid ja anname neile Eesti kodakondsuse. Sellega paketiga käib kaasas põhimõtteliselt loomulikult siis see, mida tol ajal nimetati nullkodakondsus variandiks, ehk kõik saavad siis, kui ise tahavad saada Eesti kodakondsuse, mingeid eeltingimusi ei ole. Ja selle nullkodakondsusega käib kaasas siis kakskeelsus, ehk siis Eestis nii vene kui eesti keel on ametlikud keeled, mis on juba Eestis ju juhtunud sisuliselt mitteametlikult naguni. Ja kui me olime valitsuses, koalitsioonivalitsuses Keskerakonna ja Isamaaga, siis oli meil päris tõsine surve Keskerakonnalt loomulikult kogu see hallipassi asi ära lõpetada. No ei, meie ega Isamaa sellega nõus ei ole, me tegime seal küll mingisugused selliseid, ütleme siis sümboolseid žeste, et näiteks inimesed, kes on eestikeelse kooli lõpetanud, eesti keele eksamit teinud, et need siis ei pea tegema keeleeksamit, et kodakondsust saada, mingeid selliseid asju. Aga põhimõtteliselt ikkagi sellist nii-öelda nullkodakondsust, et ainuüksi selle tõttu, et sa oled Eestis sündinud, sa saad Eesti kodakondsuse, sellega me nõus ei olnud. Nüüd Reformierakond, kes on sõimanud meid putinistideks ja vene käsilasteks ja nõukogude ihalejateks, Reformierakond, kes teeskleb, et ta on sinimustvalge partei, tahab seda ära teha. Nojah, ma siin selle Kremli süüdistustega seoses meenutan, kuidas alles hiljaaegu see oli, kui 6 aega tagasi kuskil, kus meil oli tegemist seal Rail Balticu teemaga, ma ei mäleta, mis kontekstis see täpselt oli, ja Õnne Pillak, Reformierakonna fraktsiooni esinaine, viskas meile puldist mürgiselt. No teie tahaksite loomulikult ehitada raudteid ainult ida suunas, unustades ära, et meil Narva läheb raudtee. ja sinna ei ole vaja ehitada. See on midagi sõida ka. Aga meenutame natukene ajalugu, meil on ikkagi peale kasvanud põlvkonnad, kes ei mäleta seda ikkagi väga põhimõttelist ja väga tulist poliitilist vastasseisu, mis oli 90-ndate aastate algul, tegelikult juba 80 aastate lõpul, kui Veelahe läkski nende poliitiliste jõudude ja poliitikute vahel, kes ütlesid, et me taastame oma iseseisvuse, me taastame oma iseseisvuse, me taastame Eesti riigi järjepidevuse alusel. Ja Eesti riigi järjepidevuse alusel saab ka Eesti kodakondsuspoliitika tuleneda ainult sellest, et meil oli enne sõjaaegne Eesti kodanikkond ja selle kodanikkonna elus olevatel liikmetel ja nende järglastel on ainuõigus Eesti kodakondsusele. See puudutas ka muide siin elanud venekeelse elanikkonnaga. Enne teist maailmasõda oli meil teatud mingisugune, 8% oli venelasi ja mõned protsendid oli seal muid sakslasi ja keda seal oli. Ja see lähenemine lõpuks võitis. Neid nimetati enamlased ja kelamlased ja siis restitutsiooni põhine riik või siis uuesti sündinud riik. Aga ennem selle idasuunase raudtee kohta tahan öelda, et reformierakondlastel raudteed pole vaja, sõidavad veoautod. Stark Logistik on peale kirjutatud ja ei ole raudteed vaja, sellepärast nad ei muretse idasuunalise raudtee pärast. Aga muidugi päevakorda jäi ikkagi endiselt see, aga mida teha siis selle umbes 300 000 nõukogude aegse kolonistiga,
migrandiga, nagu neid nimetati, vene vähemusega, nagu neid nimetama hakati, meie inimestega, nagu neid nimetama hakati. Ja siis leitigi lahendusena seesama hallipassi lahendus. Need, kes ei taha naturaliseerida, ära teha eesti keele eksamit, tuua ära oma dokumendid, et nad on elanud siin nii ja nii palju aastaid, oskavad eesti keelt ja kvalifitseeruvad Eesti kodakondsuse saamisele naturalisatsiooni korras. Need saavad siis Eesti alaliste elanikena nii-öelda hallid passid, mis oli väga privilegeeritud seisus, sest halli passi koheselt aktsepteeris ka Venemaa reisidokumendina. Nad said vabalt sõita Venemaale ja nad said Eestis elavate alaliste inimestena, kui tulid kõik need viisaleevendused ja muud asjad Euroopa suunas, said ka Euroopas reisida. See oli neile väga hästi vastuvõetav süsteem. Nii et see kisa hallide passide ümber oli tegelikult lihtsalt poliitilise võitluse instrument. No aga meenutada tuleb ka seda, et kogu see hallipassi tegemine oli siiski ka ju selline tüüpiline tollaaegne isamaaline kompromiss, isamaalaste kompromiss, et tegelikult ei olnud mingeid hallipassi inimesi, olid Nõukogude Liidu kodakondsed. Ja Nõukogude Liit luges kõiki enda kodakondseteks, luges ka eestlasi enda kodakondseteks. Tänase päevani loeb. Kui meie läheksime Nõukogude Liidus sündinud inimestena praegu Venemaale ja tõestaksime ära, et me oleme Nõukogude Liidus sündinud ja tahame saada endiste Nõukogude kodanikena Venemaa kodakondsust, me saaksime selle väga kergesti. Ja vahepeal oli see raskendatud, aga põhimõtteliselt need olid Nõukogude Liidu kodanikud ja nendele laienes kohe Vene kodakondsus. Ja kes ei tahtnud Vene kodakondsust, see sai võtta kas Gruusia või Ukraina kodakondsuse said ka põhimõtteliselt valimise teel ainult võtta, Valgevene kodakondsuses, natuke keerulisemad lood olid seal juba Taga-Kaukaasias või Kesk-Aasias. Ma nende kodakondsuspoliitika kohta, ma arvan, et seal ei olnud mingit kodakondsuspoliitikat, seal oli lihtsalt, mingid tüübid tulid võimule. Aga ei olnud mingit probleemi, et sul ei ole kodakondsust. See oli Nõukogude Vene Föderatsioon kuulutas sellest Nõukogude Liidu õigusjärgseks, maksis välisvõlad ära, tegi igasugused muud lepingulised kohustused, võttis üle. Need olid Venemaa kodanikud. Aga säilitas ka liikmelisuse ÜRO Julgeolekunõukogus. Ja mida siis meile seletati? Igasuguste lääne pehmode pealekäimisel, et aga te ei taha ju, et teil Eestis oleks palju Vene kodanikke, et siis Venemaa hakkab teie sisepoliitikasse sekkuma. Just kui Venemaa ei oleks meie sisepoliitikasse sekkunud lihtsalt sellepärast, et me andsime neile hallid passid või lihtsalt sellepärast, et ka mõni siin olev venelane tegi naturalisatsiooniprotsessi läbi ja võttis Eesti passi. Kusjuures mina ütleksin, et kogu selle protsessi käigus need inimesed, kes otsustasid juba 90-ndatel nii-öelda valida Eesti poole, õppisidki eesti keele ära, tegid kodakondsuseksami ära, otsustasid, et Eesti on nende kodu ja hakkasidki assimileeruma või vähemalt integreeruma. Ja neid on Eestis ikkagi palju. Neid on, ütleme, kokku on Eesti andnud venelastele kodakondsust umbes 150 000 inimesele. Kõik neist vaevalt nüüd on lõpuni Eestile lojaalsed, aga üleüldiselt need on need inimesed, kes meil on õnnestunud siis nii-öelda Eesti riigi lojaalseteks venelasteks enam-vähem teha. Ja ülejäänud, need, kes jäid hallipassiga, need, kes võtsid Vene kodakondsuse, nende suhtes meil sellist mingit põhjust arvata ei ole, et nad on kuidagi lojaalsed meile. Aga need, kes tegid selle sammu ära, need ju saavad praegu kõige suurema tünga. Ja muidugi, eks nende hulgas on ka igasugused inimesed, sest kui me vaatame neid intsidente, mis meil kaitseväes on, kus on seal olnud rahvuskonflikte ja mõnedes kohtades on isegi eestlastele peksa antud, sellepärast et vene emakeelega noori on rohkem ja tegelikult on meil ju nüüd ka tulnud päevakorda see, et kaitseväes ei saagi hakkama ainult eesti keelega. Me ju hiljaaegu kiitsime heaks seaduseelnõu, mis kohustab eesti keelt mitte oskavad kaitseväkke minevad noored, kes on Eesti kodanikud, nad on Eesti kodakondsusega, et nad peavad omandama kõigepealt mingitel kursustel eesti keele ja alles siis sisuliselt algab nende kaitseväeteenistus. Aga vaata, kes need on. Me oleme täna aastast 2026. Need on inimesed, kes on sündinud nullindate lõpus. Nullindate lõpus, eks ole, põhimõtteliselt pronksiööde ajal. Nii, ja mis juhtus pronksiööde ajal või juba nullindatel? Seesama Reformierakond ju hakkas ka lõdvendama kodakondsuspoliitikat täpselt samamoodi, et kui vähekenegi oli
nii-öelda vabandus või ettekääne kuidagi see Eesti kodakondsus anda, siis neile see anti, eks ju. Ja see probleem sõjaväes on praegu tolleaegsete poliitiliste selliste nii-öelda odavate lahenduste hind, mida me maksame. Aga nüüd tahetakse üldse lõplikult kõik ära anda ja siin on motivatsioon on, hea küll juurde pannakse, et kui vanemad on elanud alaliselt Eesti elamisloaga Eestis 5 aastat. Palju meil on tulnud ukrainlasi Eestisse viimase 4 aasta jooksul? No mis on 5 aastat? 5 aastat ei ole mitte mingi asi. See on silmapilt. Need samad, mitte ainult, ärme räägi ainult venelastest või ukrainlastest, need samad bangladeshlased, kes siin elavad. Vanemad on elanud Eestis alaliselt 5 aastat, palun. Üks vanem piisab. Ja kõik saavad, see tekitab esiteks tohutu surve Eestisse tulla, see teiseks absoluutselt solgib ära Eesti kodakondsuse, eestlased ei ole enam selle riigi peremehed. Sest varem oli ikkagi niimoodi, et kui 90-ndatel eestlased hääletasid, siis see oli eestlaste otsus Riigikogu valimistel, meie tegime. Nii nagu meie tegime, siis teised pidid sellega leppima, sest eestlased oma riigi kohta tegid otsused. Nüüd enam ei ole nii. Nüüd kõik, kes saavad selle kodakondsuse, on ka otsustamise juures. Ja siin tuleb ikkagi vaadata seda, mida see endaga kaasa toob. Ja see toob endaga kaasa järgmise sammu. See, mis oli ka 90 aastatel selle tulise vaitluse ja poliitilise võitluse keskmes, see on keele küsimus. Mis keel on Eestis see keel, mis maksab ametliku keelena? Meil praegu ametliku keelena maksab tegelikult ikkagi eesti keel, ehkki meie oma võimude poolt on seda kogu aeg lahjendatud, meil on ju kõik ametiasutuste koduleheküljed, asjad, informatsioonid, võta pangad, võta ükskõik mis asjad, seal on alati, kui sa helistad mingile infotelefonile, see on valik. Valige number 1 eesti keel, valige number 2 vene keel, valige number 3 inglise keel, eks ole. Aga see toobki kaasa selle, et siis ei ole enam ametlik keel, asjaajamine keel, riigi ametiasutuste keel ei ole eesti keel. Ja ma olen ju mitu korda öelnud Riigikogu kõnepuldist ka nendele samadele reformeritele ja muudele liberaalidele. Ülejärgmises Riigikogus teie tegevuse tulemusena tuleb täie teravusega päevakorda see, et Eestis tuleb kehtestada mitu riigikeelt. Esimesena loomulikult vene keel teise riigikeelena, aga loomulikult siis selleks, et jällegi just nagu lahjendada seda vene keelt ja kuidagi pareerida neid rünnakuid Kremli-meelsuses ja venelastega arvestamises ja Eesti riigi ärakinkimises venelastele ja venekeelsetele, siis pannakse muidugi, et aga inglise keel ka ja õigesti pannakse, sellepärast et ka neid bangladeshlasi, hindusid, ma ei tea, somaallasi, keda kuradid kõiki on Eestis sel ajal juba nii palju, aga nemad eelistavad ju loomulikult inglise keelt. Nii et me jõuame selleni, et meil järgmise 10 aasta jooksul võetakse eestlastelt ära Eesti riigis ka eesti keel kui see keel, millele nad saavad toetuda ja nõuda, et nad saavad oma asju ajada eesti keeles. Siis nad enam nõuda ei saa. Meie tegime tol ajal valitsuses olles ikkagi, see seisukoht oli kogu aeg see, mida te jaurate selle hallipassiga, Venemaa annab neile kodakondsuse. Silmagi pilgutamata, kui me neile hallipassi enam, näiteks ütlemegi niimoodi, nüüd on ju neilt ka viimane kord, kui hallipassiga said kohalikel valimistel valida. Järgmisteks kohalikeks valimisteks peavad hallipassiga inimesed otsustama, kas nad võtavad mõne riigi kodakondsuse või jäävad üldse valimisõigusest ilma 29 aasta kohalikel valimistel. Nüüd see andis neile aega enam-vähem 5 aastat, täpselt see 5 aastat, millest praegu räägitakse, et kui sa siin oled 5 aastat elanud, saad juba 5 aastat, ei ole pikk aeg, järgmised kohalikud valimised. Et see andis neile aega siis kas vormistada endale ära Vene kodakondsus, mille tegemiseks on vaja ainult formulaar täita. Põhimõtteliselt Vene saatkonnaga ühendust võtta ja oma andmed anda ja Vene saatkond ise täidab formulaari ära. Või teha läbi Eestis naturalisatsiooniprotsess või mine ja tee Saksamaal või mine ja tee Rootsis või Soomes, kus on muide raskem kodakondsust saada, näiteks Saksamaal on vaja 7 aastat elada. Mingites teistes riikides on veel rangem see, Prantsusmaal näiteks, et mine tee mõne 3. riigi kodakondsus ära, ise valid, tead, et 5 aasta pärast on, muidu sa enam hääletada ei saa. Täpselt sama tuleb neile inimestele öelda, kellel on halli passiga. Sul mõlematel vanematel nad on siin elanud juba teist põlve elavad Eestis, ikka ei ole valinud ühegi riigi kodakondsust, et vabandust, et meie mure ei ole. Kuidas sa reisida saad, kuidas sa asju saad ajada. Meie mure ei ole, et sul dokumente ei ole. Aja oma asjad korda.
aga mitte ei kingi neile riigi valitsemise kaasõigust. Ja aga nüüd kingitakse ja see teatud viiteajaga küll jah. Ja noh, Eesti inimene, kes on tegelikult ju poliitiliselt suhteliselt loid ja on lihtsalt targutaja rohkem kui poliitiliselt aktiivne. Armastab kõiki sõimata ja kõiki süüdistada ja siis valib ikka neid, kes on tema elu halvaks teinud. Vähemalt e-valimised jätavad sellise mulje. Aga siis viiteajaga juhtub see, et kui see eelnõu nüüd läbi surutakse ja ma olen veendunud, et Reformierakond annab oma parima, et enne märtsikuiseid valimisi see eelnõu läbi suruda. No see on Eesti 200 eelnõu tegelikult. Siis arvestage sellega kõik, kes te kuulate ja vaatate meid praegu, et juba järgneva 5 aasta pärast võetakse Eesti riik eestlastelt ära. Järgmise 5 aasta pärast, kui tuleb uus valimistsükkel, võetakse Eesti riik eestlastelt ära. Ja see asi on nii karm ja nii lihtne. Ja see ongi eesmärk. See ongi eesmärk, sest kui ma loen uudist, et Euroopa Komisjon nõuab praegu, et kõik liikmesriigid peavad loovutama energeetikapoliitikat puudutavad otsused Euroopa Komisjonile, siis see on ju ilmselge rahvusriikide ja kohalike valitsuste ära nullimine ja tegelikult ka kohalike valimiste ära nullimine. Ja demokraatial on lõpp, kui meie valija ei saa öelda, et me tahame jätkata põlevkiviga või kui ta isegi ütleb seda ja siis valitakse kõik inimesed ära. Aga järgmisena võetakse ära kodakondsuspoliitika ja hakkabki olema meil ainult üks Euroopa kodakondsus. Ja sinna poole me liigume. Ja selle jaoks sillutataksegi teed, andmata endale aru, need lollakad seal, kes ei saa riigi juhtimisega absoluutselt hakkama Michaliga eesotsas. Need inimesed mõtlevad ju ainult selles kategoorias, et me tahamegi Euroopa Ühendriike, sest siis Euroopa Ühendriike Venemaa ei suuda vallutada ja me oleme kaitstud Venemaa eest, loovutades samal ajal Eesti slaavlastele ja vene keelele. Ja minu meelest on see üks kõige hirmsamaid selliseid vastuolusid või irooniaid, et Eestis on 4-5 aastat juba karjutud Slava Ukraina selle mõttega, et me näitame sellega, millised hirmsad venevastased me oleme. Elame välja oma venevaenulikust. Slava, kõigil neil riigiasutustel, kõigil neil muuseumitel on peal Ukraina lipp muudkui, aga me ajame Ukraina asja ja ajame Ukraina asja mitte sellepärast, et meile nii väga korda läheks, et Ukraina asjad, vaid sellepärast, et me tegelikult ei salli venelasi, eks ole, ja ukrainlased praegu notivad venel. Ja selle karjumise käigus venestatakse Eestit enneolematus määras venestatakse, ehk siis karjudes Slava Ukraina tehakse meist Vene provintsi. Ja see on, seda inimestele selgeks lähed tegema, siis tullakse sulle kätega kallale, mis mõttes ma olen hirmus venevastane. Aga sisse on toodud 100 000 vene keele rääkijat Ida-Ukrainast. Sisse on toodud veel hunnikute kaupa mingisuguseid Turkmenistane, Kasahstane, ma ei tea mida kõike veel. Antakse neile kodakondsust suvaliselt, kas nad on venelased, ukrainlased või valgevenelased, mis vahet meil nad on mitte eestlased. Ja selle slaavatamise, karjumise käigus tehakse Eestist väikest Venemaad või väikest Ukrainat, ausalt mul mingit vahet ei ole. Ma ei taha ka, et Eesti oleks väike Rootsi või väike Soome, ma tahan, et Eesti on Eesti. Nii et see on see traagika ja mina arvan, et selle protsessi taga on loomulikult Eesti 200, sest Kristina Kallas vihkab Eestit ja eestlust. Selles ei ole ju ka mingit kahtlust ja reformierakondlastel on lihtsalt kama. Nendel on tähtis, et Stark Logistika vuraks. Ei Reformierakonna määratluse ma andsin juba, ma ei tea, mingisugune rohkem kui 10 aastat tagasi. Reformierakondlastele on võõras kõik inimlik peale ahnuse. Kõik inimlik peale ahnuse on reformierakondlastele võõras. Ja me oleme seda näinud nüüd poliitikas kogu aeg. Võtame tuulepargid ja kogu selle korruptsiooni. Võtame riigikaitse ja kogu selle korruptsiooni. Võtame Rail Balticu ja kogu selle korruptsiooni. Võtame linnade planeerimise ja kohalike omavalitsuste rahad. Võtame eurorahad. Kõik on korrumpeerunud. Kõik on ainult, kuidas rahasid kantida. Kuidas, kelle kaudu. Kes on need inimesed, kelledel on palju firmasid, mida mööda saab rahasid pesta. Palun väga viimane ja kõige dramaatilisem näide on ikkagi see Riiuli firma kaitsetööstuses. 400 miljonit, ilma ainsagi töötajate, ilma igasuguse majandusliku minevikuta, ilma igasuguste deklaratsioonideta, milleta iganes. 400 miljonit. Kuidas?
Ja skandaali ei ole. Skandaali pole, täielik vaikus. Skandaal on ikkagi see, kui sina ütled midagi, ma ei tea, NATO plaan B kohta, võt siis on skandaal. Nii et no kõik inimlik peale ahnuse on neile võõras ja neile on võõras ka mingi suure osa eestlaste mure oma rahvuse pärast, mure oma perekondade pärast, mure oma laste pärast, mure selle pärast, et lapsed kasvatatakse väärakateks. Ei, aga nemad arvavad, et see neid ei puuduta. Nemad arvavad, et see nendeni ei jõua ja nemad arvavad, et nad jõuavad ennem seda nii palju varastada, et kui siis asi siin hapuks lähevad, siis nad lähevad kuhugi mujale. Andmata endale sellest aru, et see puudutab neid, see jõuab nendeni siin ja kuhugi mujale minna ei ole. Sest samad protsessid on Saksamaal, Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias, Kreekas. Et pole, mõned kavalpead nendest on endal juba kusagil Tais jalgealuse teinud ja ehitavad seal mingisuguseid, ma ei tea. Elu lõpuni oled võõras seal. Aga see huvita neid, just raha on. Selles mõttes, et nad on nii juurtetud, nii põhimõttelagedad inimesed, et nendel rahvuse ja riigi hävitamine, kui nad näevad selles lühiajalist omakasu, ei tekita mitte mingeid süümekaid, mitte mingisugust südametunnistuspiina. Aga me praegu ikkagi seda juttu räägime sellepärast, et Eesti rahvas peab ikkagi ärkama ja Eesti rahvas peab enda eest seisma hakkama. Ja ei ole võimalik lõpmatuseni leppida ja olla seisukohal, et saame hakkama. Meil on president, kes kogu aeg saab hakkama. Rahvas toetab, ütleb, et tore president, aga tegelikult see president sillutab täpselt samamoodi teed Eesti rahva hukule, nagu need, kes aktiivselt produtseerivad seaduseelnõusid, mis hävitavad Eesti rahvusriiki. Raadiosaade Räägime asjast. Aga siin on hea hetk teha üleminek uuele teemale. Me vaatan Eesti meediat, küll olen sel nädalal olnud eemal, aga Eesti meediat jälgin siiski. Ja sellised nupukesed tulevad sellest, kus Jürgen Ligi annab intervjuu, kuidas tema ei kavatse kuhugi minna ja tema vaatab, et tema äkki veel kavatseb poliitilises karjääris veel parim enne on tulemas, mitte selja taga. Tema on kogu aeg läinud paremaks. Jah, aga kust siukene jutt tuleb, kui sa juba lähed välja ja ütled, et mina ei kavatse kuhugi minna, siis järelikult keegi nõuab ikkagi, et sa läheks. Ega muidu seda juttu ei räägitakse. Ja siis on tuntud süvariigi tindinäpud kirjutavad Postimehe spekulatsioone, et Reformierakonnas midagi plaanitakse, et päästa oma halb seis, et nüüd on juba langetud alla 10% ja püsitakse seal ja trend on allapoole, mitte ülespoole, et küllap nüüd midagi tehakse valitsusremont või peaministri väljavahetamine. Ja nüüd siis ma ütleksin niimoodi, et eks need jutud on Toompeal keerelnud juba mõnda aega ja see on see, mille kohta ma mõni aeg tagasi, kui Kaja Kallas märatses ja kõik oli tohutu populaarne sõjaprintsess ja seda poliitiline gravitatsioon töötab sõltumata sellest, kas poliitikud on nõus sellega või mitte, et mingid jõud liiguvad, sa võid ajakavas eksida, kas nad liiguvad kiiremini või aeglasemini, aga mingid jõud liiguvad, mis on vääramatud. Ja see Reformierakonna allakäik on mõnes mõttes vääramatu. Nad on seda nii pikalt, nii põhjalikult, nii kangekaelselt ajanud, et seda trendi enam ei muuta. See krõks käis läbi. Ma arvan, see krõks käis läbi eelmise aasta suvel, siis kui nad tegid oma kastiratta nalja Tallinnas võimuvahetusega. Ja juba ennem seda oli neil tükk aega olnud halb. Ja siis käis see krõks läbi ja mida see krõks tegi? See krõks tegi seda, et vahet enam ei ole, mida nad räägivad, mida nad lubavad, mis poliitikat tehakse, vahet isegi ei ole enam selles, kas Eestis läheb elu paremaks. Reformierakond sellest enam kasu ei saa, sest mitte keegi ei usu enam mitte midagi, mis nad räägivad või teevad. Mitte keegi ei taha neist midagi enam kuulda. Ja ainust protsent, mis neil järel on sisuliselt nende enda toiduahel. Et see krõks on läbi käinud, krõks käis Eesti 200 käis see krõks läbi juba mitu aastat tagasi. Kohe, kui see Anna-Maria, Johanna, nimed lõhed Lehtme, jah. Kogu see tema skandaal, siis ikkagi püstloodis läks Eesti 200 alla. Aga tegelikult Reformierakonnal allakäik algas ikkagi siis, kui peaministriks sai Taavi Rõivas. Juba siis algas, aga mis nende reitingut kergitas ja millega nad siin kogu selle sõjatruumi tagumisega, kogu see Ukraina, nii nagu 2007 õnnestus neile ära kasutada maksimaalselt ja loomulikult meedia aitas neid, süvariik aitas neid pronksiööd ja pronksiööde lainega tõusta ja püsida seal laineharjal niimoodi surfajana päris osavalt pikalt. Tegelikult Taavi Rõivasega hakkas allakäik, aga seda õnnestus ikkagi e-valimiste pettustega ja küsitluspettustega ja kogu selle riigiaparaadi kaaperdamisega ja meedia kaaperdamisega. Lõpuks kaporatuuri riigipöördega. Õnnestus pikalt varjata. Aga
kui me vaatame nüüd ikkagi enne Ukraina sõda, kuidas Kaja Kallase aktsiad järjest langesid, siis kogu selle elektrišoki tulemusena ja nii edasi, siis Ukraina sõda ja kogu see, et siis nad suunasid ju kogu oma turmtule meie peale, sest meie olime ainsad kainet meelt säilitav seltskond, kes ütles, et kulla sõbrad, et võtame nüüd ikkagi natukene hoogu maha ja vaatame, mis on meie võimalused. Et ei ole niimoodi, et see on meie sõda ja me peame ennast selles sõjas täielikult laostama. Ei ole nii, et see on meie sõda ja me peame vastu võtma siin kümneid ja sadu tuhandeid Ukraina niinimetatud põgenikke. Siis karjuti, et me oleme Kremli käsilased, me ei toeta Ukrainat. Ei, me toetame Ukrainat, aga mitte meie inimeste laostamise ja meie koloniseerimise hinnaga. No nüüd hakkab inimestele kohale jõudma. EKRE-l oli jälle õigus. Ja selle kohale jõudmisega seoses ja loomulikult nende majandusliku laostamise kõikide nende sammudega, maksude tõstmised ja nii edasi, lähevad nad tegelikult mitte veel püstloodis, aga ikkagi väga selgelt alla mäge. Ja see on tegelikult üsna peatamatu protsess. No seal on mitu asja, et esimene asi on see, et minu meelest müüt sellest, et Reformierakonna enesemüüdid on muidugi murdmatud. Jürgen Ligi siiamaani arvab, et ta on kõige parem minister ja õpib ja järjest paremaks läheb. Ja seda ei murra mitte keegi, tähendab seda ei ole võimalik murda. Nende enese kuvand, see, kuidas nad ise ennast näevad, see, kuidas nad ise ennast käsitlevad, on jätkuvalt see. Nemad on majanduspartei, nemad on majanduskasvupartei, nemad on need, kes oskavad riiki valitseda. Ja just, et nemad on see nii-öelda ekspertide ja spetsialistide partei, et ja küll te võib-olla ei ole nagu homo abielude poolt, et teile see ideoloogia, liberalistlik ideoloogia alati ei meeldi, aga nad saavad valitsemisega hakkama, nad siiamaani usuvad seda ja kõik inimesed ümberringi näevad, et nad ei saa valitsemisega absoluutselt hakkama. Nad ei saa mitte kõige väiksemategi asjadega hakkama, rääkimata siis nendest põhilistest suurtest asjadest, energeetika, majandusmaksud, eelarve, riigikaitse, mitte millegi, iibe, mitte millegiga ei saa hakkama, kõik on absoluutses lagunemises ja hävingus. Aga mis on nagu see nüüd, mis nende selgroo murdis? Sisemine korrektsioonimehhanism puudub. Ja kui sisemine korrektsioonimehhanism puudub, siis sa saad lõputult elada iseendale räägitavas valed. Ja sa saad lõputult arvata, et Jürgen Ligi on hea minister ja Kolju Keldo on hea minister ja Kristen Michal on suurepärane minister ja Sutt on tore minister. Et kuna sisemine korrektsioonimehhanism puudub, kuna keegi ei ole mitte ühegi käki eest mitte kunagi tagasi astunud. Ei hasartmängu maksu eest ei ole tagasi astunud, ei Ligi ega Anneli Akkermann. Ühegi riigikaitselise suure korruptiivse käki eest ei ole Pevkuriga midagi tehtud. Mitte keegi, mitte kunagi, mitte millegi eest tagasi ei astu. Rahapesu pärast keegi tagasi ei astunud. Siis enesekorrektsioonimehhanism puudub, aga ega see ei tähenda, et see nii-öelda ümbritsev keskkond neile selle andeks annab. Kui nad ennast ise ei paranda, siis ei saagi ju paremaks minna. Ja nad ei paranda ennast ise. Ikkagi kriitiline on see, et inimeste, nad võivad ju rääkida ükskõik, Mihal võib meile rääkida infotundides ja arupärimistele vastates ükskõik mis muinasjutte, vältides loomulikult konkreetsetele küsimustele konkreetsete vastuste andmist. Aga reaalsus on niisugune, et sa ei saa rääkida musta valgeks, sest sa ei saa öelda, et tegelikult meil on majanduskasv ja inimeste heaolu paraneb, kui meil on 300 000 inimest, mis on 1/4 kogu Eesti rahvastikust sisuliselt, kes elab allpool vaesuse piiri või vaesuse piiri peal. Natukene üle vaesuse piiri. Saab vaevu hakkama. Vaevu saavad hakkama. Ei ole võimalik inimestele öelda, et meil pankades ajavad inimeste säästud üle ääre, kui tegelikult suuremal osal inimestest ei ole mingeid säästusid. Enne palgapäeva on raha arvel otsas ja kuidagi moodi venitatakse välja järgmise palgani. Et sa ei saa neile sadadele tuhandetele inimestele öelda, et kallikesed, see, et te nüüd automaksu maksate, on väga hea. See tähendab seda, et varsti saate uue auto osta, sest inimesed ei saa uut autot osta. Ma käin aastaid juba ühe ja sama autoremondi töökojas kummi vahetamas, õli vahetamas ja kõike muud tegemas. Ja tunnen seda töökoja mehi seal kõiki väga hästi. Ja iga kord ajame juttu natuke ja viimane kord, kui ma käisin kumme vahetamas, siis mees ütles mulle, Enn on ta nimi, Enn ütles mulle, et tead, ma näen, kuidas nüüd see vaesus inimest on jälle järjekordselt jõudnud. Et tulevad inimesed siia,
praktiliselt läbi sõidetud autoga ja ma ütlen et neile, et tead, kuule, vaheta välja, seda autot ei ole mõtet remontida ja ta ütleb mulle, aga mul ei ole raha ka kõige odavama auto ostmiseks ja mis mõte mul on osta selle romu asemele teist romu, mida ma kohe tulen uuesti sinu juurde remontima. Katsuda veel kord mulle ikkagi kuidagimoodi sõitma saada. Ta ütleb, et noh, ma näen ju, kuidas inimesed vaesuvad. Vaesuvad ja meie elame Tallinnas ja Tallinnas on see vaesumine rohkem peidus ja Tallinnas on seda rikkust rohkem kui mujal Eestis igal juhul, aga Tallinnas on see vaesumine täiesti nähtav ja tuntav ja selles mõttes, mida meile ikkagi jätkuvalt Reformierakond pakub, on see, uskuge meie valesid, ärge uskuge oma silmi. Ei no Michal ütleb meile selle peale, mina ei tea, mis maailmas teie küll elate, mina elan küll teistsuguses maailmas. Nemad on optimistid, neil on teistsuguses maailmas. Ta saab 10 000 eurot kuus palka. Ta elabki teistsuguses maailmas. Sa kullamees saad aru. Meil on paljud inimesed, kelle palganumber on 1000 eurot kuus, mille nad saavad kätte. Aastapalk on sama suur kui tal kuupalk, eks ju. Aga seesama uskuge meie valesid ju tuleb meie eelmise teemaga ka kokku. Nad korduvalt on rääkinud meile, et kuidas Eestis ei ole eesti keelt kõnelevate inimeste osakaal kunagi nii kõrge olnud alates teisest maailmasest. Ja siis sa vaatad oma silmadega, ei ole ju nii. Ei ole nii. Vastupidi, nii halba seisu eesti keelega ei ole Eestis olnud alates sellest ajast, kui laulev revolutsioon oli. Vene keel lokkab igal pool, mitte ainult Tallinnas, mitte ainult ka Tartus, ka Pärnus, ka teistes kohtades juba Võrus, eks ole, kus vene ajal ei olnud niisugust küsimustki, mingi vene keele küsimust. Aga Michali statistika, Michali optimism, Michali maailm on see, et parem kui kunagi varem. No vaat, aga nüüd hakkab see reaalsust tegelikult neid kätte saama ja nüüd on kriis ja seda kriisi siis nende õueajakirjanikud, pigem on need Isamaa õueajakirjanikud, kõik need Mikk Salud ja Pulgad ja kes nad on ja hakkab nüüd kätte saama ja nüüd on vaja siis ikkagi arendatakse spekulatsioone, mis nüüd ikkagi saab, et kas tuleb valitsuskriis, kas tuleb valitsusremont, kas Michal astub tagasi, kas tuleb vähemusvalitsus, kes teevad vähemusvalitsuse, juba Urmet Kook ERR-i spekuleeris siin eelmisel nädalal, kuidas missugused variandid võiksid olla vähemusvalitsuse variandid. Kõik on sellised, kus meid ei ole, täpselt nii. Aga me ei kipu ka. Aga miks me peaks seda kellegi kasta neid praegu tulest välja tooma? Ei, teie olete Reformierakond ja Eesti 200 selle supi kokku keetnud sotsidega koos, aga sotsid nüüd teevad sellist nägu, et nemad ei puutu üldse asjasse ja nemad olid puu otsas, kui pauk käis. Ei olnud puu otsas. Paugutasite koos Reformierakonnaga, paugutasite koos Eesti 200-ga. Teid lihtsalt visati sealt välja. Aga tuletame meelde, mis lasud nad välja lasid. Homoabielu, automaksu, käibemaksu alandamise vastuhääletused, lastetoetuste äravõtmised. Et need on need paugud ja lasud, mille juures Reformierakonna ja Eesti 200-ga kõrvuti andsid tuld meil sotsid, nii et ei olnud puu otsas. Aga muidugi, mis on kogu selle asja nimi? Selle asja nimi on tõmblemine, sest kõik saavad aru, et hea elu sellises olukorras, nagu nad siiani on harjunud, et neil on vähemalt 25-liikmeline fraktsioon Riigikogus, et neil on mingisugused ministrikohad, et nad saavad toiduahelat ehitada igasugustes ametiasutustes, ministeeriumites. See heaolu lõpeb ära. Seda heaolu pärast märtsi 2027 Reformierakonnale enam ei ole ja Eesti 200-st ei maksa üldse rääkida. Ja nüüd ongi see, et mis kombinatsioonid me siis teeme, et meil vähemalt oma koorekihile õnnestuks säilitada pudrukausid. Pärast 25. aasta kohalike valimisi nad said juba esimese tõsise raksaka ja see jõuab neile, on hakanud ka juba, see teeb neile haiget praegu. See on üks põhjus, miks nende protsent on maas. Toiduahel sai seal juba esimese suure maksahaagi kätte ja toiduahel ja sotsidega juhtus sama lugu muide. Sotsid olid võimul Tallinnas, olid võimul Tartus, olid võimul Saaremaal, Viljandis, terve hulga sellistes Türidel ja asjades, niisugused keskmis suurusega omavalitsused ja mõned päris suured, eks ole, Tallinn, Tartu on ikkagi Eesti kõige suurem. Nüüd kipuvad isegi kantsid ära minema, Võru läks ära, Viljandi läks ära, Hiiumaal lasi Võbele. Saaremaal nad on opos, eks ole, et see nii-öelda kohalik toiduahel on neil täielikus kriisis.
sotsidel vähemalt on Riigikogu protsent on okei, noh, et nad mingisugust läbimurret ei ole teinud ja ei tule ka, kuigi nad unistavad, et noh, nendel on seal siuke 15% lähedal või natuke allpool, oleneb millist küsitlust usud ja vaatad. Reformierakonnal on see allapoole 10 kandis ja läheb ikka edasi allapoole, et noh, neil on nagu aga neil ei olegi ju enam midagi teha. Mis nad teevad? Vahetavad siis Michali esimehe kohalt või siis vähemalt peaministri kohalt välja. Aga kes siis asemele neil panna? Kes neil üldse asemele on panna? No Pevkur tõenäoliselt on ja Pevkur ise ka valmistab seda enda jaoks ette oma peas nähtavasti. Ja kui nüüd uskuda neid küsitlusi ministrite populaarsusest, siis Pevkur on kõige populaarsem minister, järelikult on ta ka erakonna sees tõenäoliselt kõige potentsiaalsem uus erakonna juht, aga noh, tundes Pevkurit ja vaadates, missugust käkki on ta kokku keeranud seal kaitseministrina ja missugune tegelikult tühi koht on ta olnud ka varasemate ministripositsioonidel. No meenutame teda siseministrina, kui ta hakkas idapiiri välja ehitama, kontrolljoont välja ehitama, kirjutasid kokku tohutu, ma ei tea, 80 midagi miljonit, mis tol ajal oli kordades suurem raha, kui see praegu on. Üle 80 miljoni kirjutasid kokku mingi eelarve idapiiri välja ehitamiseks, ainult välja ehitamisega pihta ei saanud hakatud. Noh, hanked oleks pidanud enne välja kuulutama, raha oleks ära jaganud omadele, see ongi see toiduahelate värk, omadele raha jagamine riigi eelarvest ja noh, siis oleks midagi ehitanud mõned kilomeetrid piiri ka välja lõpuks. Et ta ei ole tegelikult kunagi millegagi hakkama saanud. Mis siis on hakkama saadud praegu riigikaitsega? Ainult on välja kuulutatud, et me asutame mingisuguseid firmasid, mis hakkavad tegelema riigikaitseliste ülesannete täitmisega, mingisuguse moona tootmisega ja ma ei tea, mingisuguste droonide tootmisega ja mingite robotite tootmisega. Hakkavad. Kuskile näitustel on üksikud eksemplarid põlve otsas kokku pandud, aga masstoodangut sealt ei tule ju. Tegelikult ei ole ju mitte midagi ära tehtud. Raha on ära kulutatud. Raha on ära kulutatud. Kraav on kaevatud. Nüüd hakkame draakoni hambaid paigaldama. Kuulge, tulge mõistusele. Ükski Maginot liin, ükski Siegfriedi liin, ükski Atlandi vall ei ole kunagi tõsist pealetungi suutnud pidurdada. See on mõttetu raha kulutamine. No drooni, täna me teame, mis sõda on. Ükskõik, kas see on Ukrainas või see on Lähis-Idas, see põhiline sõda on droonisõda. Ja sellega ei ole üldse midagi. Õhusõda ja droonisõda. Aga ma tulen kui me räägime sellest, et Pevkurist võiks saada järgmine peaminister, näiteks juba ennem valimisi, ma ei ole kindel, et Pevkur on nõus seda tegema, sest et see on, ütleme, väga riskantne vähemalt. Et kui sa lähed kehvas seisus valimistele vastu, midagi tegelikult ette näidata ei saa, siis lähed valimistele vastu, saad valimistel halva tulemuse ja ükskõik mis tulemus Reformierakonnal on halb tulemus, sest et ütleme siis niimoodi, et hea tulemus on see, kui sa saad sama palju või sinna lähedale, kui sul oli eelmine kord. Meil oli ja hea tulemus on see, kui sa ületad oma kõigi aegade rekordit. Reformierakonna kõigi aegade rekord, mis saavutati loomulikult, mina ei ole mingit kahtlust, mul ei ole e-valimiste võltsimisega, 23. aastal 38 kohta. Nii, seda ei tee nad mitte kunagi enam. Loomulikult see oli varastatud häältega, aga ütleme siis niimoodi, et kui me mis on see latt, mille vastu mõõdetakse Reformierakonna tulemust või ka kõikide teiste erakondade tulemust on eelmiste valimiste tulemus ja kõigi aegade parim tulemus. Meie jaoks eelmiste valimiste tulemus on 17, kõigi aegade parim tulemus on 19. Kui me seal kandis oleme, siis me oleme teinud hea tulemuse. Kui me sealt natuke allapoole tuleme, siis võib nuriseda, aga midagi hullu ei ole. Reformierakond igal juhul tuleb sealt kolinal alla. Võib-olla saab 10 kohta. 4-kordne vähenemine. Absoluutne tuumaplahvatus. Kusjuures mitte keegi ei taha neid valitsust. Just, see on veel edasi, et ükskõik, kas nad saavad 10 või 15 kohta valitsusse, neid ju ei võeta. Ehkki Reinsalu ütles ju välja, et keeruline on ette kujutada, aga küll, meil küll mitte. Reinsalul on, me kujutame küll ette Reinsalut Reformierakonnaga istumas, nii nagu nad tahtsid Pärnus teha koalitsiooni, nagu nad Saaremaal tegid. Ma kujutan Reinsalut ette kõigiga tegemas. Reinsalu tegelikult kardab ju kõige rohkem meid. Ta ju kardab kõige rohkem meid. Ja esiteks seda, et meile hääli võiks kaotada ja teiseks seda, et me siis valitsuses hakkame nõudma, et hakkame nüüd asju tegema. Sest seda ei taha keegi peale meie. Ei me ütleme ju, paneme kohe rusika laua peale. Need ja need asjad me pöörame kohe tagasi. Need ja need asjad
eelnõud, mis on tehtud niimoodi, et seal on mingisugused miinid sees, need me võtame lahti ja võtame need miinid sealt välja, desaktiveerime need miinid ära. See tööpõld, kogu selle, eesti keeles ütleme välja praegu, kogu selle mahajäetud pasa likvideerimiseks, siin on vaja ikkagi Heraklest, see on Augeose tallide puhastamine. Siin Isamaa moodi mingisuguseid peenhäälestusi teha. No Eesti läheb alla mäge kolinal edasi. Ja aga läheb ka Pevkuri juhtimisel ja kui me tuleme tagasi selle spekulatsiooni juurde, okei, et tuleb valitsuse vahetus. Mina valitsuse vahetust ei usu, sest ma ei usu, et Reinsalu tahab minna ka samamoodi, ta ei taha minna enne valimisi valitsust juhtima, sest et hääli ju Riigikogus millegi tegemiseks ei ole tegelikult. 38 Reformierakondast istuvad seal ju edasi, isegi kui nad on opositsioonis. Ja siis me saame alles näha opositsiooni, me nägime ju siis, kui me valitsus olime, kuidas nad siis hakkavad trampima ja mööblit lõhkuma ja karjuma ja vahele segama ja mida kõike tegema, kasutama ära kõiki neid obstruktsiooni asju ja neile lubatakse seda. See ei ole halb, see ei ole demokraatia lammut. Aga mina arvan, kõige tõenäolisem versioon on see, Michal lastakse valimisteni edasi olla. Michal kaotab Riigikogus enamuse, sellepärast et juba täna on Riigikogus neid päevi, kui valitsuskoalitsioonil hääled ei tule kokku, 51 häält ei ole. Asjad seisavad komisjonides, asjad võetakse välja suures saalis. Meil on, ma arvan, suve lõpuks vähemusvalitsus, aga see vähemusvalitsus on Michali juhtimisel. Sest mitte keegi ei taha ise minna valitsust juhtima 6 kuud, 7 kuud ennem valimisi, et lõpetada sellega, ütleme, sest et siis kuni valimisteni välja oled peaminister ja rohkem mitte kunagi enam. Sellega on lõpp ja see on ka Michali puhul nii. Reformierakond ei võta teda maha sellepärast, et keegi peab jääma süüdi valimiskaotuse eest ja kui siis valimiskolakas kätte võetakse, saatakse kätte, siis tuleb Pevkur ja ütleb, need olid need vead, need olid tehtud Michali ajal, need olid tehtud Kaja ajal, me keerame nüüd uue lehe, me hakkame nüüd paremaks. Et see võimalus säilib ainult juhul, kui Michal istub oma koha peal lõpuni välja, aga ega sealt mingit tegevust ei tule, mis tõttu ei saa ka tulla mingisugune populaarsuse paranemine. No ma ütleks niimoodi veel ka Reformierakonna kohta, et nad võivad ju pärast valimiskaotust ka mingisuguse kaemuse osaks saada, aga ma ei näe nende hulgast mitte ühtegi jõulist ega karismaatilist liidrit, kes suudaks selle erakonna sellest supist välja tirida. Hanno Lahe ainult ootab võimalust, et Eesti uueks teha ja seal on neid teisigi, kes maailma ära parandavad. Värvime maailma roheliseks ja siis ongi kõik tehtud. No nii ei lähe. Raadiosaade Räägime asjast. Nii, aga võtame uue teema ette ja meie oleme olnud nüüd mitu päeva järjest Iisraelis Jeruusalemmas ja sellisel üritusel nagu Jeruusalemma siis palvehommik või Jerusalem Prayer Breakfast on ta inglisekeelne nimi, 38 erinevat riiki on siin esindatud, ütleme siis kristlik võrgustik, me oleme käinud juba varem sellel samal Jeruusalemma palvehommikul sündmuseid, nad korraldavad neid palvehommikuid ju mujal ka kui ainult Iisraelis, mina käisin Mar-a-Lagos, nad on olnud Tallinna parlamendis seda teinud, Rootsis on olnud, Monika käis minu meelest Rootsis või Taanis, Riias on käidud, nii et see on niisugune rahvusvaheline võrgustik, mis peab ma ei tea, mitu korda aastas kuskil ühe suure palvehommikusöögi sellise ürituse ja kristliku ürituse, ma tahan siin juures üle rõhutada. Ja Jeruusalemma palvehommik on ta selle tõttu, et selle organisatsiooni asutajad on kristlased, aga juudid ehk Iisraelis elavad kristlased ja nende, ütleme siis kogu piiblis on ikkagi Jeruusalemm on keskne tegevuskoht. Keskne tegevuskoht nii Vanas testamendis, aga loomulikult ka Uues testamendis, et Jeruusalemm on ja loomulikult, kuna see on siis siin Iisraelis tehtud, siis ja kuna me siin oleme ka praegu just Iisraelis, siis see nii-öelda juutide nii-öelda suhtlus meiega või juutide kaasamine sellesse üritusse on küllaltki kõrgetasemeline ja küllaltki ulatuslik, et meil on siin olnud kohtumisi ministritega, meil on abiministritega, kohalike parlamendisaadikutega, Knesseti saadikutega, aga mis teeb mulle muidugi lisaks rõõmu erinevate kristlike konservatiivsete inimestega üle terve maailma. Uus-Meremaalt, Ameerikast, Kanadast, Inglismaalt, Saksamaalt, Rootsist, Norrast, Kesk-Euroopast, Ida-Euroopast. Et selline väga-väga
hea koht, kus siis nii-öelda mõttekaaslastega kokku saada ja no ütleme siis asja ideoloogiline eesmärk on palvetada rahu eest ja noh, eelkõige nemad palvetavad rahu eest Jeruusalemmas, Lähis-Idas, aga noh, ka muidugi näiteks Ukrainas. Nii et see on see nagu raamistik, kus me oleme ja loomulikult on siin taustaks selline poliitiline õhustik ka, et kõik mõistame, et inimesed, kes tulevad Jeruusalemma palvehommikule, hoiavad pöialt Iisraelile. Meil siin ei ole selles osas mingeid reservatsioone. Ja, no me oleme siin selles mõttes, Eesti on väga arvukalt esindatud ja ei ole sugugi niimoodi, et ainult on perekond Helme siin esindatud. Siin on ka Isamaa esindajaid, aga siin on ka erinevate Eesti koguduste esindajaid, näiteks Tartust Vabasõna kogudusest on mõned inimesed ja ma isegi kõiki täpselt ei tea, kus nad on. Ja minu üllatuseks on siin ka päris mitmed kohalikud eestlased, kes on selle üritusega kaasa tulnud. Nii et eestlased on siin tegijad. Üleesindatud igal juhul. ja noh, meil on ikkagi oli ka au Knessetis nii Martinil kui mul kõne pidada ja üks kohalik eestlane ütles, et tema meelest mina tegin siin ajalugu, kui ma ühe osa oma kõnest pidasin eesti keeles. Tõsi küll väga lühikese, mõned laused ainult pidasin eesti keeles, tõlkides selle küll ka ära pärast inglise keelde, et tema ei tea, et keegi teine oleks Knessetis varem rääkinud eesti keelt. Nii et me oleme Eesti siin kõvasti ikkagi maksma pannud. Aga jah, põhiline mure on muidugi siin ikkagi kõigil sellega, et sõda on rullunud lahti üha laiemal skaalal. Ma käisin esimest korda siin 2019. aastal ja siis oli olukord Lähis-Idas pingeline, nagu ta kogu aeg on olnud, aga need probleemid, mida nüüd on sisuliselt sõja kaudu lahendama hakatud, rippusid alles õhus. Väga suur probleem oli Iraan oma proksidega, kõik need Hutid, kõik need Hezbollad, Hamasid, väiksemad grupeeringud, neid on äraarvamatult palju. Me teame ainult neid suuremaid. Meil on suured organisatsioonid, suured relvajõud, oma luured, mis iganes, et me neid väiksemaid rakukesi ja neid omal käel tegutsejaid, üksikterroriste, noh, me lihtsalt neid ei kaardista kõike ära. Need asjad rippusid kõik õhus. Nüüd need asjad on praegu tegelikult kõik ju sõjaseisukorras. Ja ega eksivad need, kes arvavad, et Iisrael tahab sõdida. Ei taha sõdida. Iisrael ei taha sõdida. Need sõjad on Iisraelile peale surutud ja kuna Iisrael ja Jeruusalemm on ikkagi ristiusu maailma hälliks. Jeesus löödi ikka siin risti. Jeesus lunastas kõik temasse uskujad ikkagi oma risti löömise kaudu siin. Siis on toodud niisugune ilus võrdlus välja, et Iisrael on nagu viinapuu, mille väedid, mille harud on läinud laiali kogu kristliku maailma. Ja see on hea võrdlus ja selles mõttes eile, me oleme täna, on meil neljapäev, kui me seda saadet siin salvestame. Eile oli üks õhtusöök, kus esines ka Iisraeli asevälisminister, kes pidas tohutult hea ja sisuka kõne ja ta ütles seal selle kõne sees välja ka, et ärge arvake, et kui kuskil tapetakse juute, siis järgmisena ei jõuta kristlaste kallale. Ärge tehke endale sellist illusiooni. Ta tõi näiteid ju. Ta tõi näiteid Lähis-Idast, et olid Iraagis, olid Iraanis, olid Süürias iidsed juudi kogukonnad. Ja mida agressiivsemaks läks, ma kohe jõuan sinna, et kõigepealt juudi kogukonnad, kes ju olid ka diasporale ja mida agressiivsemaks läks see radikaalne islam, kõik need hävitati, kõik nad kadusid, kas põgenesid või tapeti ja järele jäid kristlased, mis on ka iidsed kristlikud kogukonnad, Süüria, eks ole, kes vähekenegi Uut Testamenti loeb, tee Damaskusesse, Süüria on keskne koht, Liibanon täpselt samamoodi, ja nüüd on sealt ära
hävitatud kristlased ja järel ei ole mitte midagi peale äärmuslike islamistide. Ehk siis ja moslemid ütlevad ilusti, kõigepealt tapame ära laupäeva rahva, siis tapame ära pühapäeva rahva. No laupäeva rahvas ehk juudid, kes sabatit peavad, pühapäeva rahvas ehk kristlased, kes vanasti kirikus käisid pühapäeval. No tänapäeval Euroopas enam peaaegu et ei käida, aga mina ütlen selle kohta, et tänaseks päevaks on juba moslemid hakanud multitaskima, et tapavad mõlemaid ja üsna usinasti. No mis ma muidugi siin ütlen, minu jaoks esimene kord, kui ma Iisraelis olen, muljet avaldav õppimise koht, inspiratsiooni koht, kuidas iga viimane juut ajab juudi asja. Ja võt ma tahaks, et Eestis ka iga viimane eestlane ajab Eesti asja. Nad võtavad ja seletavad oma ajalugu, seletavad oma poliitikat, räägivad oma traditsioonist, ajavad juudi asja. Ja meil kuidagi, me ajame kõigi teiste asja, küll me ajame Ukraina asja ja siis me ajame euro asja ja siis me ajame homo asja ja ma ei tea, mis kõiki asju me ajame. No see Eesti asi kuskil võib-olla kuhugi mahub ära. No ei saa nii, nii ei saa. Kui me niimoodi teeme, siis seda Eesti asja varsti enam ei ole. Teine asi muidugi, mis on väga muljet avaldav. Meile räägitakse kogu aeg, et iivet ei saa, sellepärast, et majanduslikke tingimusi ei ole. Iisrael on muidugi Eestist rikkam, aga mitte oluliselt rikkam. Aga ta sõdib ka kogu aeg. Ja, aga mitte oluliselt rikkam ka, kui me võtame SKP per capita, ehk siis keskmine sissetulek, aastane sissetulek ühe inimese kohta, siis me ei ole, skaala ei ole suurusjärgu võrra maas. Me oleme natuke vaesem, aga Iisrael on regionaalselt samamoodi, tal on mõned väga rikkad linnastud, eks ole, ja siis on väga vaeseid maapiirkondi samamoodi. Aga sündivus on, ütleme siis niimoodi, valge maailma kõige kõrgem, absoluutselt kõige kõrgem. Suured pered, isegi nii-öelda väikestes peredes on 3 last, suurtes peredes on 7-10 last. Ja miks? Sellepärast, et nii-öelda mentaliteet on selline. Mentaliteet on perekeskne, lastekeskne. See on üks viis, kuidas väljendada oma armastust oma riigi ja rahva vastu, on see, et sa kasvatad lapsi. See sama asevälisminister, mul oli kohtumine ka diasporaa ministri Amichai Tšikliga, kes rääkisin temaga poliitikast ka päris põhjalikult ja siis oli ka välisminister Gideon Saar, kellega me kokku saime. Et kõik nad rääkisid ja see asevälisminister ütles, et läänes õpetatakse inimesi vihkama oma ajalugu, vihkama oma kultuuri, vihkama oma riiki, vihkama oma rahvust. Meil õpetatakse ja vihkama perekonda täpselt. Meil õpetatakse armastama oma riiki, armastama oma rahvust, armastama oma lippu ja oma maad ja armastama oma perekonda. Ja sealt tuleb see iibevahe sisse. Ja sealt tuleb see iibevahe sisse. Muidugi masendav on see, kui palju valetatakse lihtsalt kõige kohta, mis siin toimub. See on üks põhjus, miks ma tahtsin siia koha peal tulla oma silmaga näha. Kui ma käin ringi Pariisis ja ma olen käinud viimasel paaril aastal mitu korda Pariisis, Brüsselist ei hakka rääkima, seal ma käin kogu aeg. Kui ma käin Londonis, ma käisin aasta tagasi Londonis. Isegi päisepäeva ajal, isegi kesklinnas ma ei tunne ennast turvaliselt. No ei tunne. Aga Jeruusalemm on see koht, kus need nii-öelda mosleminorikute kambad on olnud, ma ei tea, kui mitu tuhat aastat. Aga siin ma tunnen ennast turvaliselt. Mul ei ole mingisugust sellist nii-öelda sõrmeotsa või selja närvi tunnetust, et on oht. Muidugi on ka igal pool ambuni relvis politseinikud ja sõjaväelased ja muidugi on ka poodides, supermarketites ja kirikute ees on metallidetektorid, mille kõrval on turvamehed. Neil on siin neid inimesi plahvatanud palju, aga selline üleüldine turvalisus on siin, kvaliteet on teine kui Euroopas. No mul on võrdlus, sest et ma käisin esimest korda Iisraelis 1994 ja siis oli selline, kuidas ma ütlen, nagu mul isa ikka armastas öelda, kui ilm oli selline, et ei olnud ei päikest ega veel vihma ega pilves, et ilm on mõtlik. Ja kuna siis käisid need Camp Davidi läbirääkimised, Oslo läbirääkimised, kogu see nii-öelda rahuprotsess, mille kohta siin kohapealsed inimesed ütlesid, et sellest rahuprotsessist ei tule mitte midagi, sest meil ei ole partnerid, kes selle rahuprotsessi tulemusi lõppkokkuvõttes aktsepteerib ja neid rikkuma ei hakka. Nii nagu ka juhtus. Nii nagu ka juhtus. Et siis oli selline mõtlik moment siin, et see islami pool hoidis ennast vaos, et mitte kahjustada endale soodsaid tulemusi Camp Davidist ja Oslost. Nii kui need tulemused tulid, hakkasid nad neid rikkuma. Ja tapma.
Kohe. Ja järgmine kord, kui ma siin käisin, siis oli 2019 ja siis oli niimoodi, et mul oli kogu aeg turvamees kõrval. No, tookord ma olin minister, siseministrina olin siin ja muide meenutan ka seda, kuidas tookord meie välisministeerium saatis siia välisministeeriumisse informatsiooni, nagu mina oleksin neonats ja fašist ja vihkaksin juute. Ja mõned kohtumised tühistati. No nad pärast on korduvalt ja korduvalt mu ees vabandanud, et see oli teie poole vale informatsioon. Nüüd me oleme läbi hammustanud, kes need tegid ja kes need olid. Need reformierakondlased. Ma võin isegi nimeliselt öelda. See oli üks reformierakondlasest endine välisminister. Ma ei hakka praegu siiski nimeliselt ütlema. Aga ja ma olin igal pool, käisin turvamehega. Ja paar korda oli tõesti selline olukord, kus moslemi noorte kamp tuli meile ligi, kukkus lärmama, mida nad lärmasid, aru ma ei saanud. Turvamees tõmbas vöö kõrvale, näitas, et ma olen relvastatud, kaduge minema. Ja, aga ma tulen uuesti selle jutu juurde, näiteks seesama välisminister Saar rääkis, kuidas tõi üles selle teema, et kas siis rahvusvaheline õigus, et juudid nii-öelda okupeerivad alasid, et see okupatsiooni jutt on et rahvusvahelise õiguse tõlgendamise küsimus, et keegi ei räägi näiteks sellest, et Iraan okupeerib praegu Liibanoni. Iraani siis nii-öelda proksiarmee Hezbollah otseselt rahastatud, väljaõpetatud, allutatud Iraanile tegelikult hoiab võimu Liibanonis, et Liibanoni valitsus ei kontrolli oma territooriumit. Liibanon on sisuliselt okupeeritud riik. Kas kedagi huvitab? Kas rahvusvahelise õiguse kaitsjad sel teemal räägivad midagi? Kas rahvusvahelise õiguse kaitsjad sel teemal räägivad midagi, et kui Jordaania oli siis selle ola, mida nimetatakse läänekaldaks, mida siin nimetatakse Juudeaks ja Samaariaks, mis on juudi riigi või juudi rahvuse nii-öelda sünnipiirkond, asuala, kõige vanem rahvas, kes üldse siin kandis veel eksisteerib, on sealt Juudeast pärit. Just. Ja kõik teised on hiljem tulnud, et kui sa hakkad okupatsioonist rääkima, ma ei tea, 67. aastast, miks 67. aastast? Miks mitte 48. aastast, kui Jordaania selle okupeeris selle ala? Miks mitte 17. aastast või Türgi okupatsioon? Pärast esimest maailmasõda oli Balfouri deklaratsioon, mille kohaselt need alad, mida nimetatakse Samaariamaaks ja Juudamaaks, mitte täies ulatuses, aga selle Balfouri deklaratsiooni ja sellega maha tõmmatud piiriga tegelikult anti juutidele. Nii et see on ülimalt vähe haritud jutt, mida me kuuleme tihtilugu sellest okupatsioonist ja sellest teist kolmastest ja mina ausalt sellele tähelepanu ei pööra. Mina tahaksin lihtsalt nagu moraalse selguse uudis. Iisraeli ühiskonnas see 7. oktoober on tohutu sügava haaval. Need lood, meile näidati ka videosid, mida tehti. Turvakaamerate videod, mingisugused telefonidega tehtud videod, millist õudust tehti nende nii-öelda araablaste poolt seal Gazas. Ja sellest hoolimata läänes räägitakse sellest, kuidas juudid on mingisugused kõrilõikad, et mulle see on lihtsalt õudselt valelik. Aga see oli osaline teema. Siin põhiteema oli ikkagi rahu ja kristlaste ja mida ütles ka see välisminister, et ta ei saa aru, miks eurooplased omaenda huvide vastu töötavad, kui nad nii-öelda valivad Palestiina poole ja kritiseerivad Iisraelit, et praktilisel tasandil see on Euroopa enda huvide vastu töötamine, aga mina võin vastata talle, me kõik saame aru, miks. Sest eurooplased on endale sisse lasknud nii metsiku massi noori, agressiivseid, radikaalseid moslemeid, et nad lihtsalt kardavad. Euroopa valitsused kardavad. Kui me räägime näiteks antisemitismi uuest puhangust Euroopas, see ei tule eurooplastelt. See tuleb sisse rännanud moslemitelt. Ja immigratsioon on see, mis on teinud eurooplased nii-öelda nende samade moslemi patoloogiate pantvangis olevateks. No vaata, aga põhiõppetund on siin ikkagi see, et usk maksab. Nad usuvad oma jumalasse, nad usuvad oma riiki, nad usuvad oma rahvuse elujõusse ja nad panustavad sellesse kõigesse. Meil eestlastel oleks väga vaja seda sama. Uskuda jumalasse, uskuda oma riiki, uskuda oma rahvuslikku missiooni, uskuda oma rahvuslikku selgroosse, mitte alanduda kõikide teiste ees. Õpime nendelt. Meie ei kummarda nende ees, aga me õpime nendelt.
oleme õppimisvõimelised. See on see kõige olulisem. Nemad võitlevad iga päev, iga minut selle eest, et olla oma maa täieõiguslikud peremehed. Aga meie nagu häbeneme seda. No ma tahaks ka, et me samamoodi Eesti asja ajaks. Saateaeg sai läbi, täname kõiki vaatamast, kuulamast. Järgmine nädal proovime jälle teha tavapärasest stuudiost. Seniks ilusat kevade jätku. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee